Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on oma kestlikkuse teekonnal hakkama saanud, mida ette võtnud ja milliseid ämbreid täpsemalt läbi kolistanud. Mina olen Kristiin Bauer ning täna räägime rohkem e-kaubandusest ja sellest, kuidas siis võistelda nende suurte Aasia gigantidega, kes meile tegelikult kaupa tarnivad. Täna ma olen kaasanud endaga siia 2 ettevõtlikku naist, Siiri Tiivits-Puttonen ning Anneli Aer. Millega te täpsemalt tegelete? Alustame siit nüüd, et Siiri, sina oled roheettevõtluse peal 25 aastat olnud ka siis e-kaubanduses just ja kestliku ettevõtluse strateegi rollis? Jaa, et ma võib-olla tutvustan alustuseks ennast mitte väga pikalt, aga lühemalt, et ma olen tegelenud 25+ aastat e-kaubandustega ehk sellest ajast saadik, kui nad loodud on, et läbi selle olen ma kujunenud välja digitaliseerimise eksperdiks, sest et e-kaubandus ei ole ainult see esimene pool, mida näeb, et kuidas osta saab, vaid ka kuidas need tagumised protsessid kõik toimivad. Ja teise poole pealt, kuna ma olen olnud lapsest saadik looduskaitsja, siis ma olen terve elu otsinud lahendusi, kuidas kõiki tegevusi, mis me teeme, teha nii, et need oleksid loodust hoidvad. Ja kuskil 7 aastat tagasi küpses minu peas idee, et on vaja luua naiste kogukond, kes seisab maaema eest ja nii on ta välja kujunenud, et nüüd juba põhimõtteliselt 6. aastat me teeme Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioonis sellist programmi nagu Naised ettevõtluses, roheline ja hooliv maailm. Viimased 3 hooaega on seda toetanud Coca-Cola Foundation ja praeguse hooaja me lõpetame 4. oktoobril konverentsiga Roheliselt on võimalik, et kuhu ka kõik kuulajad on oodatud. Nii et selle kaudu on kokkupuude väga paljude väikeettevõtjatega, mikro- ja väikeettevõtjatega, nende murede, nende rõõmudega, nende arengutega ja kuidas siis oma südant järgides see ettevõtte loodussõbralikumaks luua. Ja just, väga tore, aitäh, et sa tulid. Ja Anneli, sina oled ju ka tegelikult kestlike ettevõtete mentor ja samuti saamas peatselt juba ka kestlike ettevõtete organisatsiooni kell tegevjuhiks. Jaa, see on selline tore uudis, alles hästi värske uudis, et eelmisel nädalal sain ise ka teada, et tõepoolest olen valitud siis kella uueks tegevjuhiks ja tõsiselt võtan seda rolli väga tõsiselt ja plaanin sinna 100% panustada. Aga enne seda olen mina olnud pikalt tööl tegelikult finantssektoris. Eelmisel aastal, kui ma selle teekonna lõpetasin või oma karjääris lõpetasin panganduses, siis ma alustasin erinevate projektidega, olin tõepoolest mentor ka sellises toredas startup organisatsioonis nagu Garage 48 ja nüüd oleme siin Siiriga koos või mul on olnud rõõm Siiriga koos panustada roheettevõtlus, naised ettevõtluses programmi ja kõige selle juures olen asutanud ka oma ettevõtte, Aeranta Advisory, mis tegeleb täna siis ettevõtete finantsnõustamisega. Me aitame koos minu hea partneriga Ingaga kirjutada ka rahastusprojekte, et oleme selline finantsnõustaja ja finantspartner just nimelt väike- ja mikroettevõtetele. Ja kui Siiri niimoodi toredasti rääkis, et tema on lapsepõlvest peale olnud looduskaitsja, siis mina peaksin ütlema seda, et mind aastast 2014, kui ma ENAga liitusin, hakkasid hästi palju kõnetama just sellised ühiskondlikult või ühiskonnaülesed teemad. Et kui me niimoodi ka siia sõites telefonis rääkisime, siis mina olen sellest 3 tähe kombinatsioonist pigem nagu see S ja G inimene on ja Siiri on muidugi kõigi nende 3 tähe kombinatsiooni inimene on aga nagu võib-olla rohkem E. E on kõige rohkem minu südames. Jaa, täpselt. Täiustada teineteist ühesõnaga. Me just täna ütlesime seda, et nii äge, et me siin viimane aasta oleme nii palju koostööd saanud teha, et me paneme need 3 tähte ilusti sisukalt kokku oma teadmistega. Täpselt.
meil on ikkagi tänasega üks selline väike missioon või teadlikkuse kasv nagu plaanis, sellepärast et kestlikkuse vaatest mängivad olulist rolli meil siin kahjuks ka päris paljud Hiina ettevõtted, et tegelikult sa juba tõid väga hästi välja selle, et kui palju me keemiat ilma enda teadmata tarbime ja tegelikult seal kõrval on nüüd ka Anneli osa siis just nagu selle S ja G poole pealt, et kuidas Hiinas ikkagi neid kaupu siis valmistatakse, mis lõpuks jõuavad e-poodi ja mis lõpuks jõuavad mitmete platvormide kaudu siis Eestisse ja meie Eesti kodanikeni. Et võib-olla, et natukene sinna teemasse juba rohkem sisse minna, siis kuidas te ise vaatate peale nendele Hiina ettevõtetele, nendele suurtele gigantidele, kelle kaupa meil Eestisse nii palju jõuab, et tegelikult, kui ma ei eksi, siis see on igapäevaselt tuleb üks lennukitäis ikka seda Hiina kaupa meile siia. Eestisse tuleb praegu 2 lennukitäit. Isegi 2 lennukitäit, et see on nädalas. Ulme. See on ulme kogus. Jaa, et ma olen ise nendes tehastes ka koha peal käinud ja see vaatepilt ei ole seal väga meeldiv ja ilus. Ja kindlasti, kui inimesed soovivad vaadata, siis guugeldades natukene, kuidas näiteks Temu inimesed ise töötavad, istudes pakkide vahel, need videod liiguvad internetiavarustes ringi. Et kuidas seal puuduvad elementaarsed ventilatsiooninõuded, seal puuduvad elementaarsed töökohanõuded, istutakse üksteise otsas, tööajast me ei räägigi, et see kindlasti on Anneli see teema, mis S ja G-d väga tugevalt puudutavad, aga teise poole pealt see, kuidas ja missugustes tingimustes neid tooteid tehakse, mis materjalidest neid tehakse, et mina ütlen konkreetselt, et tellides Temust ja Sheinist, siis sa tellid internetist mürki. Seal on teised kaubamajad veel juures, et Alibaba ja kes seal veel oli. Ma võib-olla avaksin seda ka selle poole pealt, eks ju, mis puudutab tegelikult, et kui me räägime Eestist, on ju, Eesti tarbijat ja miks ta seda teeb, on ju, on hästi õige, et see teadlikkuse pool on ju, et kui me Arvamusfestivalil seda teemat nagu käsitlesime, on ju, siis publikus olev inimene hästi toredasti ütles, on ju, et aga ma ei tea, mida need laste mänguasjad sisaldavad ja kus ma seda nagu siis üldse teada saaksin ja miks Eesti riik lubab sellisel kaubal nagu minuni jõuda üldse, on ju. Teine pool on hästi oluline, nad on ju üliodavad. Nad on üles ehitatud ka kogu see, kui sa ütled, eks ju, et kuidas neid pakutakse, see reklaam ja turundus, nagu meeletud summad, mida pannakse nagu sellise turunduse peale. Ja see on natukene nagu selline nagu õnnemäng või nagu hasart, on ju. Seal kasutatakse ära kõik need psühholoogilised võtted, mis panevad sind hästi tundma, kui sa neid asju internetis tellid. Rääkimata veel ka sellest, et kui sa saad siis selle sõnumi ja et sul on tulnud pakk, on ju. Sa lähed nagu iga päev, iga nädal korra nagu jõuluvana juurde, on ju. Et see ei ole pidanud mitte midagi muud tegema kui ühe 10-eurose võib-olla luuletuse, on ju. Ma tõmbaksin paralleeli, et kui meie olime noored, eks ole, siis kui meil oli pinge või mingisugune, kas lapsena stress on, ikka aeg-ajalt on. Et siis me läksime õue mängima või me läksime metsa jalutama või sporti tegema, siis täna saab paralleeli tõmmata selle sinase maailmaga, et kui mul on pinge või stress, siis ma hakkan tarbima. See on puhas neuromarketing, mille peale Temu on ennast üles ehitanud, toome Temu näite, teised samamoodi. Et see on puhas neuromarketing, et su aju pannakse käituma sellisel kujul, et ta saab endrofiine ja sa tellid ja iga kord, kui see pakk tuleb, sa oled nii õnnelik. Aga metsas oled ära unustanud ja looduses oled ära unustanud, et sealt tegelikult saab ka. Ja põhimõtteliselt minu üks kõige ehmatavamaid kogemusi oli nii, et mu sõbranna laps mängis puslet telefonis. Pani seda kokku ja ma vaatasin, mis seal all oli. Siis tuligi, Temu lagu tuli kokku. Eks, et ta lihtsalt siis juba sellisele 3-aastasele, ta juba söödab ette oma brändi. Nutikas, aga väga keeruline meie tänasel päeval, kui arvestada, mismoodi nad neid tooteid teevad. See on täiesti uskumatu tegelikult, kuidas lasteni jõuab, sest tegelikult ka mul enda laps vaatab telefonist või kuskilt tahvlist multikat
mina, kes ma ei käi Temu ja Sheini platvormidel absoluutselt, ta kuidagi jõuab läbi nende platvormide siis Temu leheni, kus ta, ja siis ta tuleb jälle minu juurde, et vaata, mis juhtus, enam edasi ei saa. Et No mida seal- ma tegema pean. Jah. Ja uskumatu, ma ei tea, kus kohast ta saab sinna. ja noh, kõige huvitavam on see, on ju, et millised nagu need ärimudelid on ju, et need on nagu ultra fast fashionile. ja on see, et kui sa otsid mingisugust toodet, nende algoritmid saavad selle info nii kergelt kätte, ja neil tegelikult võib-olla seda toodet veel ei ole, aga AI-ga nad juba pakuvad sulle seda varianti, et võta ja telli siit, et nagu see tehisintellekt, mis seal taga on nii kiiresti arenenud, et see on täiesti uskumatu, kus me praegu oleme, et noh, Shein näiteks lisab põhimõtteliselt igapäevaselt platvormile kuni 10 000 uut toodet, saate sellest aru? Ja keegi peab neid tellima. Ja kes on siis Eestis tegelikult nende asjade tellijad, on ju? Et Siiril võib olla nagu kaubandusest hea nagu statistika, aga mina niimoodi kõrvalt vaadates olen näinud, need on pigem vanemad inimesed, eks ju, seal võib-olla meie vanemad või natukene siis meie vanematest sõltub, kellel kui vana vanemad on ju. Ja emad, eks ju, kes tellivad oma lastele kodus olevad emad ja ka võib-olla nagu meesterahvad ja naisterahvad, eks ju, võib-olla sellest ajast, kui sellist kaubaküllust veel ei olnud, on ju. Ja kelle jaoks nagu need hinnad on ka, mida nad pakuvad nagu ülisoodsad, on ju. Et no tegelikult läbilõige on igalt poolt tänases majanduslanguses, kuna see tarbimiskultuur on nii sisse juurdunud, et tuleb see sellest, et me tuleme ajastust, kus meil juures on see, et meil ei olnud asju ja nüüd on neid väga vaja, on see nagu see ajastu lõpp, või ongi see tarbimiskultuur, mis on ju, nagu ma ütlesin, et annab sulle endrofiini, ta annab sulle selle hetkelise mõnutunde, et igas nagu segmendis on seda ja see on kasvav ja tegelikult, kui nagu numbritest rääkida, siis loen mõned numbrid ette, mis Tõnu Väät E-kaubanduse liidust meile andnud on, et Euroopa Liit impordib ligi 4,6 miljardit tükki madala väärtusega pakki aastast. 91% tuleb siis nendest nimetatud platvormidelt. Eesti E-kaubanduse maht eelmine aasta oli 5,2 miljardit eurot ja 35% tellitakse välismaalt nendest pakkidest. Ja enamus just nendest samadest Hiina kaubamajadest. Nii et, aga mis on hästi kurb, et see teine pool, mis tellitakse Eesti E-kaubamajadest, on samaväärne. Aga see eelmise aasta numbrid. Nüüd oli Delfis oli üks hea artikkel kokku pandud, on ju, et kus oligi see fakt tuli, et lennukid tulevad 2 korda nädalas. Et tõenäoliselt nüüd on 40% suurem juba see maht, mis meieni jõuab. Nii et, ja arvestades seda, et Temo on vist turul olnud natukene üle 2 aasta, siis see on ikka täiesti uskumatu, mis toimub. Nad on kasvanud väga kiiresti ja eks see kogu see kasvamisloogika ja kuidas nad on panustanud enda tootearenduse kui ka siis platvormi arenduse peale on olnud ÜROTO ja nende üks siis tugevustest. Ja no nõrkuseid me oleme juba natukene ka nimetanud, ehk siis ongi kõik need töötingimused, mis on kogu see keskkonna hoidmise pool. Võib-olla ma tooksin natukene sisse, et Kai Kleiniga meie ENA Roheklubist, kes on siis Balti Keskkonnafoorumi eestvedaja, et me panime kokku statistika, et mida need tooted sisaldavad ja kuidas nad meie tervisele mõjuvad. Et mis on siis selle odava hinna tegelik koostis? Et üks Taani uuring, mis alles hiljuti tehti, tuli välja, et 80% veebis müüdavatest mänguasjadest ei vasta Euroopa Liidu ohutusstandardile, ehk iga 6 toode 10 ei vasta. Mis see tähendab? Me anname oma väikestele lastele kätte puhta mürgi. Keegi seda uuringut ei ole kajastanud nii
tugevalt, et see jõuaks kõikidesse portaalidesse ja et emad seda teaksid, et nad mürgitavad oma lapsi, võib-olla kui see täna jõuab see info laiemale ringile, siis see muutub. Pigem võib-olla maksta natukene rohkem asja eest, mis kestab kauem kui 1 aasta ja sa saad selle edasi anda või edasi müüa, kui tellida seda mürki. Aga näiteks, mis on need ained, mida siis need Hiina kaubad sageli sisaldavad? On ftalaadid. Need on plastide pehmendajad, mida leidub mänguasjades, kosmeetikas ja kodutarvetes. Kõikides asjades, mida me hoiame enda keha lähedal. Näiteks Sheini kingadest on leitud ftalaate koguses, mis ületates lubatud piiri 229 korda. Saate aru, 229 korda ja seda on müüdud Euroopas. Ftalaadid on hormoonsüsteemi kahjustavad ained, mis on seotud viljakusprobleemide ja krooniliste haigustega. Ütlen ühe jubeda nimetuse veel. Bisfenoolid. See on sünteetiline kemikaal, mida kasutatakse toidupakendites ja plasttoodetes. Toidupakendites. Ja samamoodi mõjutab hormoonsüsteemi, kahjustab loodet. Ja seda võib leiduda ka spordivarustuses. Me igistame, meie poorid on valla ja korduvkasutatavates toidupakendites. Me paneme oma toidu sinna kogu aeg ja siis me saame endale selle sisse söödud. Nii et on veel formaldehüüd, dioksaan, kõik need, mis tekitavad vähki, et need on nendes ainetes olemas. Aga eile sa jagasid ka ühte head story't, et kuidas väiksed tüdrukud teevad omale küüsi, eks ju. Ja küünelakid on, siis tekitavad allergiaid ja asju, et täiesti fakt on olemas, et Sheini küünelakkides on ained, mis on ületanud lubatud piire 2 ja 3,6 korda. Nii et pole ime, et meil noorte tervis jääb nõrgemaks, meie enda tervis jääb nõrgemaks, sest et me tarbime suures hulgas aineid, mis ei ole meie kehale loodud. Ja kust siis tuleb see, eks ju, et miks nagu Euroopa Liit ei reguleeri seda, Sest enamus nende pakkide hinnad ja miks siis ka riigid ei saa tegelikult sealt mingit raha, See kõik need numbrid, mis just nimelt nagu nende 2 lennukitäit pakke, mis tuleb, Nende ühe paki ühiku hind on nii palju madal, et nad ei lähe tollimaksuga maksustamisele, mis tähendab seda, et Eesti Vabariik ja ka teised Euroopa Liidu riigid ei saa sealt mitte mingeid makse. Ja kui mõelda, et üks Eesti e-pood, kellel on siis oma tooted, need toodete võib-olla ostab need sisse või teeb need üldse ise, ta maksab Eesti riigile märkimisväärne osa oma nagu toodete pealt makse. Tööandjamakse, käibemaksu ja siis täpselt samas suures mahus tuleb pakke Eestisse või tuli aastal 2024. Tänaseks võib see maht olla ikkagi juba oluliselt suurem, ja nende pealt ei maksta mitte mingeid makse. Et see on nagu täiesti klassikaline G-probleem. Ja ma tooksin ühe fakti veel juurde, et siin muudetakse süsiniku jalajälge ja tahetakse teha digitaalne tootepass. Et üks kilogramm kaaluv pakk lennutranspordiga Hiinast Eestisse tekitab 8–11 kilogrammi CO2. Mõelge selle numbri peale. Ja siis, kui nagu siit hästi radikaalselt nagu edasi minna, siis mis see üldse nagu lahendus olla saab, et tegelikult nagu sellises liberaalses majandustegevuses, mida vähem regulatsioone, mida vähem reegleid, et ta ikkagi nagu loodussäästvalt ja inimesi säästvalt nagu toimida saaks, ei saa öelda päris seda, et asi tuleks lihtsalt ära keelata, Et neile peaksid hakkama kehtima täpselt need samad reeglid, regulatsioonid, toodete kirjeldused, toodete testimised, nii nagu seda tehakse siis näiteks Eesti ettevõtjal, No ikkagi sertifikaadid, seesama et millisel kujul tehakse täna kampaaniaid, et Euroopa Liidu regulatsioon näeb ette, et kui mul on täna toode müügis soodushinnaga, ütleme 30 eurot on tavahind ja -50% on 15 eurot, eks. Aga kui ma tahaksin teha talle 40% järgmine kuu allahindlus, siis ma saan näidata sellest 15 eurost -10%, mitte kokku 40%. Aga millised on nagu hetkel
demohinnad ja milliseid hinnavõite nad näitavad, on ju, ja see on fakt, et inimesed täna majanduslanguses ostavad hinnavõitu, et seda on näha ka meie kaubandusalasest statistikast. Ja meil on nagu see koht, kus tollimaksu vabastused, et me kuuleme juba teist või kolmandat aastat, on ju, see hakkas Amazoniga juba ka pihta, et kui Hiinast kaup tuleb, et nendel peaks olema Euroopa Liidus oma nii-öelda juriidiline keha, millele laieneksid siis kõik need Euroopa Liidu tingimused. Aga see kõik võtab kuidagi väga kaua aega ja täna on ju, Prantsusmaa ju võttis otsuse vastu, et Sheini toodetele ei, eks ole, aga juba aasta tagasi hakkas see sama jama mõjutama Skandinaavia, esimesena Rootsi kaubanduste kohalike tootjate ellujäämist, et Rootsi Kaubandusliit oli esimene, kes tegelikult tõstatas teema ülesse. Ja meie näeme täna ka oma programmis, et naised teevad vapralt oma ettevõtteid, mikro- ja väikeettevõtteid ja kuidas siis sellele turule tulla kohalikuna, et ellu jääda. Et siin peaks ikkagi olema riigi ja Euroopa Liidu tugi, eelistatus, maksustamine, kõik see pool. Sul on hästi hea näide oma sõbranna ja koostööpartneri puidubutiigiga. Mis see tool maksab, kui sa Eestis teed? Jaa, see on täpselt see, eks ju, et me oleme proovinud ikkagi nagu väga tugevalt võtta esile, aga mitte seda, et ainult, eks ju, öelda, et Hiina kaubad on mürgised ja halvad, ära telli neid, on ju, mõte jääb, on ju. Aga et miks siis tellida Eesti toodet, eks ju, miks tellida näiteks puidubutiigist endale terrassimööbel, on ju, et kui sa nagu, ma ei tea, isegi lähed, eks ju, Kaaraua poodi, seal on samamoodi tulnud kolmandatest riikidest suvemööbel, kõik see kokku maksab võib-olla mingi komplekt, eriti mingite allahindlustega, mingi 500 eurot, on ju. Ja kui sealt tellida käsitöö meistri käest detailideni läbimõeldud, ilmastikule pikaajaliselt vastupidav, eks ju, Eesti puidust, Eesti mehed panevad selle kokku, on ju. Ja seal maksab üks tool 500 eurot, on ju. Aga tarbijana võiks korra mõelda ka selle peale, et see tool on tehtud sinu jaoks. Nad mitte kunagi ei tooda tuhandete, miljonite kaupa nagu lattu, on ju. Nad hoiavad nagu inimressurssi, nad hoiavad kokku loodusressurssi ja teevad selle nagu toote sinu jaoks, on ju. Et sellel peabki olema hoopis teistsugune hind, hoopis teistsugune väärtus ja võib-olla sul ühel hetkel ei olegi enam mitte kunagi vaja uut mööblit terrassil osta. Sa oled selle ühe investeeringu teinud, on ju. Aga siis sa ei saa jälle oma endrofiine kätte, eks ju. Terve elu üks mööbel. Kuidas siis nii saab elada, eks? Lõpata ei saagi rohkem. Jaa, aga sa tead, et endrofiine on võimalik saada kätte ka tegelikult palju toredamatest tegevustest, mis ei ole nagu nii ressursimahukad, on ju. Said aru, et ma olin irooniline. Sain. Aga kui palju te olete ise kokku puutunud siis sellega hoopis, et keegi Eesti ettevõtjatest tellib temust endale toormena mingisuguseid, ma ei tea, kas või neid samu küünelakke, millest me just siin rääkisime, või mingeid kangaid enda ettevõttes tekstiilide rõivast tõmblemiseks, et kui eetiline nagu see on, kas ta teeb seda lihtsalt nagu sellepärast, et ta ei tea või ongi see, et hind mängib siin nagu nii suurt rolli lihtsalt? No mõlemat poolt on, et mina olen kokku puutunud nendega, kes tahavad teha ausat kohalikku kaupa ajada ja ka nendega, kes tellivadki endale tooriku ja panevad logo peale ja võib-olla lisavad mõned värvielemendid ka juurde ja ütlevad, et on tema toode. Et see on seinast seina ja siis lihtsalt ongi see, et kas inimene saab aru, et kõik hakkab ju väärtustest peale. Et selle ettevõtte omaniku väärtustest ja kui meie räägime täna roheettevõtluses sellest, et kui ma teen oma toodet või teenust, siis ma räägin ka seda lugu, miks see on
keskkonnasõbralik. Alates sellest, kus ma selle toorme tellin, kuidas ma olen välja uurinud, kuidas see toore on või siis see algmaterjal on valmistatud, kes on seda teinud, milline on see jalajälg, on ju, kus kaugelt ta tuleb ta siis sealt Aasiast või tuleb ta hoopis on ju Aafrikast või tuleb ta siit samast Euroopast või meie kodu lähedalt. Et roheettevõtlus ja vastutustundlik ettevõtlus on siis see, kes jälgib ja annab oma toote elu ja kaares täisinfo kliendile edasi. Ja ta ei pane sinna peale neid erinevaid roheleibeleid, et ta ei tekita seda rohepesu. Aga loomulikult tarbijal on täna väga raske aru saada, mis on siis tegelikkus, mis ei ole, sellepärast et lähed ka suurtesse jaekaubanduskettidesse, et igal tootel on põhimõtteliselt ekoleibel peal. Et sa pead selles maailmas korralikult oskama surfata. Aga mis on kindel, on see, et kui sa võtad ikkagi ette ja eelistad kohalikku toodangut. Kohalik toodang on Eesti, Baltikum, Skandinaavia. Et kui sa võtad selle tootevaliku endale ette ja teed selgeks, mida sa tahad, ütleme, et sa tahad endale saada matkariideid, hästi ägedaid, et kas sa tellid need nüüd Hiinast ja sa kannad neid ühe hooaja ja märtsis oled juba märjana ja et kopsupõletikku, sest kõik on ära lagunenud seljas. Või siis sa tellid selle Skandinaaviast mõnelt toredalt brändilt, kes on hästi tugeva eeltöö teinud ja nende tooted kestavad 10-12 aastat. Mina õppisin muuseas seda oma mehe pealt, tema on soomlane, et nende nagu kultuuris ma olen hästi palju märganud seda, et nad ei osta nii palju asju ja nad ostavad kvaliteetset asja, nad kas või koguvad raha, nagu meie vanasti, aga nad ostavad korralikku asja ja see kestab kaua. Ja mulle see trend hästi sümpatiseerib ja ma usun, et tegelikult Eestis me oleme ka jõudnud sinnamaale, et me võiksime väärtustada rohkem oma kohalikke toote ja teenuse tarbijaid. Ja läbi selle me teame, et me ei telli endale seda mürki sisse. Meil ei ole vaja ju tellida neid asju, mis kestavad kuu, näiteks lasteretuusid, kui me tekstiilist räägime. See on ju puhas plast, see isegi ei põle hästi, ei anna sooja, eks ole. Me peame mõtlema selle peale, et 40% nendest toodetest, mis sealt kandist tulevad, seesama ultra fashion, gear fashion, nad esimese aastaga nad on purud, neid ei saa kasutada, neid ei saa edasi anda. Kuhu nad nüüd lähevad meil siis? Mis see tagajärg on? Et prügila. Nii, et need on need drastilised stsenaariumid. Ja, kui ma nüüd siit lähen tagasi selle küsimuse juurde, mis sa küsisid. Positiivsemaks, jah. Ei, kui sa lähme tagasi, ma ei tea, kas see on positiivsem, aga lihtsalt see, et sa küsisid, et kas ühes ettevõtted, eks ju, et ettevõtted, kes on täna selles olukorras, on, et nad peavad oma tooteid ja kaupa müüma Eesti tarbijale, kes teadaolevalt teeb hinna põhjal valikuid, on ju. Siis minul ei ole nagu seda kogemust, on ju, et inimesed telliksid või ettevõtted telliksid Hiinast oma toormaterjali, kindlasti seda on, aga ma ei ole nendega kokku puutunud, on ju. Või lihtsalt ei tea. Ja või lihtsalt ei tea, jah. Aga kui ma olen, kuulan ka näiteks seda, on ju, et meil seal samas arvamusfestivalil erakordselt äge noor naisettevõtja Miina Pruuli, kes teeb nagu siis ütleme niisugust vertikaalhaljastuse ettevõtet, on ju, Pruuli Plants oli vist see ettevõtte nimi, on ju. Ja siis tema tellib oma nagu taimed, mida ta kasutab linnahaljastuses, täna sellisest riigist nagu Poola. Ja miks ta seda teeb? Sellepärast, et Poolas ei ole mitte ainult see, et sealsed puukoolid, tal on vanematel ka puukool, on ju, suudavad talle selle vajaliku koguse ette kasvatada, vaid seal on nende taimede käibemaks 8%, kui meil on 24%, eks ju. Et need ka Euroopa sees riikide erinevad maksupoliitikad on need, mis panevad siis ettevõtjaid tegema otsuseid, miks nad ei telli seda Skandinaaviast või ei telli neid Eestist, eks ju, ja isegi mitte võib-olla Lätist ja Leedust, mis on nagu meie ümber, on ju. Ja neid näiteid võib tuua nagu tohutult suure hulga. Täna isegi siin Eesti enda turul, näiteks poodide oma tooted, on ju. Ühel restoranil on mingil hetkel isegi nagu lihtsam minna Selverisse ja osta täna nagu Norrast tulnud, Norra kasvandusest tulnud näiteks lõhe, on ju, kui minna meie
siis kalakasvatusse ja osta seda kalakasvatusest, on ju, et noh, neid näiteid on märkimisväärselt, erinevad riikide toetusmeetmed, erinevate riikide maksupoliitikad, on ju. Et ja me täna keskendume siin selles saates, on ju, nagu Hiinast tulevatele toodetele, mis on selgelt meie konkurendid ja väga drastiline uudis, mida me kuulsime just alles hiljuti, on see, et Temul on plaanis hakata tooma toiduaineid, on ju. Skandinaaviast alustada. Jah, Saksamaal vist see juba toimis või? Kas oli veel ei olnud, aga Skandinaaviast alustada, nii et see on päris korralik pomm, on ju, arvestades seda, mida praegused tooted sisaldavad. Lihtsalt nende oma toodetega, et ma olen ju erinevates kaubandustes olnud väga palju, kas töötanud või siis enamuses teinud siis interimina neile lahendusi. Ja ega nendes oma toodetes enamuses, mis me täna näeme, on sees tööstuskaubas, on sees see, kus on tellitud ja pandud oma logo peale ja toode on sealt samadest tehastest tellitud ja siis seda müüakse ja tihtipeale ta ei pea seda 2 aastatki vastu. Nii et mis on siis garantiiaeg ja või siis heal juhul peab natuke üle 2 aasta vastu ja siis ta on juba katki, kui me räägime näiteks tehnikatoodetest või räägime kodumajapidamises aiatarvetest. Et siin peab hästi tähelepanelik olema, mida sa tellid ja mis hinnaga. Et kui toode tundub sulle ikkagi, et ta on niivõrd soodne ja ta on ka siin Eesti jaekaubanduses, siis tasub uurida, et kuidas ta toodetud on, uurida, kuidas see bränd on vastu pidanud teiste käes. Et internetis tasub ikkagi teha taustauuringut, et on üks hea ütlemine, et me ei ole nii rikkad, et osta odavaid asju. Ma arvan, et Eestis täna see peab päris hästi. Lihtsalt tuleb teada. Kas see on suuremas osas nüüd siis eraisikute vastutus, et ostagi nagu neid asju, mida meil Eestis pakutakse, mida meil Euroopas pakutakse, ehk siis kõik need sertifikaadid, nad on läbinud erinevad kontrollid, nad ongi head Euroopa või siis Eesti tooted. Või siis on see ikkagi ettevõtja vastutus, et kumbale poole te nagu ise kallutate või on siin see koostöö sümbioos? Mina ütleksin, eks ju, et tarbija vastutus või eraisiku vastutus on ainult selles kohas, on ju, kas osta või mitte osta, on ju. Just. Ülejäänud on siis ikkagi väga selgelt ettevõtja ja ka regulaatori vastutus, on ju. Et sa ei saa kohelda sinu riiki tulevaid ettevõtjate tooteid erinevalt, on ju. Et sa ei saa nagu öelda, et siin on lõdvemad tingimused, on ju, või neile need ei kehti, on ju, sellepärast, et neil ei ole Euroopa ettevõtet, on ju, keda sa saaksid reguleerida, et siin peavad olema kindlasti mingid teised hoovad, ettevõtted vastutavad selle eest, et kui ta näiteks tellivadki viinatehasest, on ju, et see materjalide loetelu vastaks sellele, mis on Euroopas, kuna on Euroopa ettevõte, eks ju, mis on Euroopas täna lubatud, et see on nagu nende vastutus, on ju, et eraisik on siin tegelikult kõige väiksema vastutuse hulgaga, et neile meeldiks, kui see oleks nende eest otsus tehtud. Jah, ma olen sinuga täiesti nõus, aga mul on tunne, et olukord muutuks, peab olema tarbija teadlikkus palju kõrgem ja sellega tuleks alustada maast madalast. Et kui me täna ostame oma lastele kõiksugu sodi ja jama ja kogu aeg on asjade saamine, siis suurest peast on ta sellest samasuguses sõltuvuses nagu suhkrust, et siis on vajalik ikkagi juba kooliprogrammides rääkima hakata, et kuidas neid tooteid tehakse, kuidas neid valmistatakse, millised valikud sul on, et sa tead, et mina pooldan ka seda, et tuleb tuua see vastutus tarbija poole peale, sest nõudlus ja pakkumine, eks, kui tarbija nõudlus väheneb, siis ka pakkumine üldiselt kahaneb. Jaa, muidu ma suures pildis olen sinuga nõus, on ju, et ma lihtsalt ütleme, et mul on kuidagi nagu lootust andev pilk tulevikku, minu tütar, kes on 26-aastane, ei ole kindlasti väga selline asjade ostja põlvkonnast pärit, eks ju, et tema jaoks on nagu elamused, reisid, jah, lennuki sõidu jalajälg on kindlasti tal üsna suur, sest ta ei ela ka Eestis, on ju, et
aga pigem ei ole nagu noh, ja ammugi, eks ju, ei ole ta nagu Hiina kauba tellija, on ju. ma siin tulen korra statistikaga vahele, et ma tegin eelmine või üle-eelmine aasta tegin naised ettevõtluses roheettevõtluses nende väljakutsed selle roheettevõtluse teekonnal ja seal üks peamine väljakutseid on see, et Euroopa Liidu uuringus 72% Euroopa inimestest teavad, et tuleks osta kohalikku ja kestlikku toodet, aga seda reaalselt teeb 21%. Ehk sinu tütar on väga hästi kasvatatud ja teadlikult, aga statistika näitab midagi muud, et see tarbimine on läinud üle võlli. No kõik algab kodust ikkagi, ehk siis ka üks asi on see, et tuleb alustada ka kooliealistest lasteaiast, et kuidas siis nagu neid noori, kes peale tulevad, neid harida. Ja tegelikult seda trendi me ju näeme, et asi läheb järjest paremaks, aga samas kuidas jõuda siis nende vanemateni, kuidas jõuda selleni, et need vanemad, kellega need lapsed üles kasvavad, jõuaksid selle hetkeni, et nad saavad ise ka aru, et milleks on vaja seda teadlikkust, milleks on vaja osta ikkagi siis neid tooteid, mis on sertifitseeritud, mis on kontrollid läbinud. Et kuidas me nagu nende inimesteni rohkem jõuaksime, et ma ise näen seda, et kui ettevõtted hakkavad kestlikkusega rohkem tegelema, siis nad tõenäoliselt harivad ka oma inimesi, oma töötajaid, kes on nende laste vanemad siis. No mina näen siin kohe praegu sellist vastust, et Anneli, sa lähed sinna kellajuhiks, on ju, et sa ühendad need kestlikud ettevõtjad ära oma vahel, et sul on nendega hästi suur kontakt, et see organisatsioon, miks mitte Eesti Väikeettevõtjate Assotsiatsioon, miks mitte põllumajandusorganisatsioonid, ENA, et erinevad organisatsioonid teevad üheskoos ühe teadlikkuse kampaania. Mitte ühe, vaid see, mis peaks korduma, näiteks Eesti Roheline Liikumine samamoodi. Et toimuks selline ühiselt loodud kampaania kõikides kanalites, kus kohas töötatakse välja need materjalid, on see nii noortele, lastele kui ka nende vanematele ja neid saab kasutada, neid saab alla laadida, neid on kooliprogrammis olemas, et see üks pool on siis kindlasti haridus. Teine pool on see, mida sa eile näitasid oma Instagramis, Kristiin, et sa näitadki neid samu pilte, kuidas need plaastrid on tekitanud paistetused näkku, kuidas need küünelakid on tekitanud sulle haavandid, kellelgi oli selg seal mingisuguseid vinne täis, et need on reaalsed lood meie tervisega juhtunud asjadest, jaa. Kui sa sellest... mis tegelikult nagu, vaata inimesed on ju erinevad, et ühed on ju õpivad ilma vitsata ja teised vitsaga, eks ju, et kui sa sellest räägid, siis see paralleel tuleb mul hästi nagu paar aastat tagasi või isegi natuke rohkem tagasi olnud kampaaniaga Joome poole vähem, siis suitsupakid, eks ju, vaata, millised suitsupakkidel, millised pildid olid, on ju. Siis liikluspolitseinike või liiklusreklaamid on ju, mis näitavad väga drastilisi päriselt juhtunud liiklusõnnetusi, on ju. Et jaa, see on see vitsaga pool, on ju. Ja ma olen nõus, et selline üleriigiline kampaania, mis ei tule ainult nagu, eks ju, riigi tasandilt, eks ju, Sotsiaalministeerium teeb ühe mingi kampaania, on ju, vaid kuhu on kaasatud ka kodanikuühiskond, eks ju, siis erinevad organisatsioonid, kes räägib nagu asjadest nii nagu on ju. Ja tegelikult võtab arvesse ka selle, et miks see psühholoogiline pool, millest siin Siiri väga ilusti rääkis, eks ju, see endromorfiinid, et ja võtab kuulda ka tarbijat, on ju, eks, et see majanduslangus, millest me siin oleme rääkinud, et inimestel on raske, on ju, et sul ei jätku raha selleks, et osta seda puiduputiigi tegelikult suvemööblit, on ju, oleme nagu ausad, eks ju, et asi on ju tegelikult selles, et ja sa tahad endale terrassile suvemööblit, on ju, et võtab arvesse ka tegelikult ikkagi nagu tarbija murekohad, on ju, ja proovib neid siis erineval viisil, erinevate lahendustega nagu siis vähemalt teadlikkust tõsta, on ju, aga ka nagu aidata, on ju, et rääkidagi ausalt ära, mis on selle odava toote tegelik hind, tervisekahju, plastireastus, ebaõiglane töö ja juhtimine,
et kõik ESG osad tuleb ära rääkida. Ja teine asi, mis on, et ikkagi meil on vajalik regulatiivne pool, Euroopa Liidu poolt, Eesti riigi poolt, et kus ikkagi peab olema läbipaistvus e-kaubanduses, et mis tooted need on, mida nad sisaldavad, milline see digitaalne tootepass, mida luuakse, hakkab välja nägema, et täna, kui ma küsin nagu kaubandusettevõtete inimeste käest, et mis nad sellest arvavad, et on ju see, et hangetesse juba küsitakse, et kuidas need jalajäljed ja asjad on. Nad ütlevad, et ma kirjutan tootjale seda, mis mul hankesse vaja on, et kirjutavad mulle selle dokumendi valmis. Kuidas seda digitaalse passi siis koostist päriselt hakatakse kontrollima. Need on kõik need regulatiivsed pooled, mis on teise poole pealt vajalikud, eks. Jaa, nõus, see on ju igas valdkonnas see, et paber kannatab ju kõike, see ise ei hakka vastu, et kui seal on mis iganes juhtimisprobleemid või asjad, on ju. Jaa, nõus. Kui palju neid regulatsioone tuleks selliselt teha, kui ettevõtjad peavad neid ka järge hoidma seal? Ehk siis milliseid samme saavad poliitikakujundajad siin ise astuda? No ma võib-olla võtan siit ette, et millega Euroopa Liit praegu siis tegeleb, on ju, et seal on olemas mitu algatust. Ennem kui sa sinna lähed, ma ütleksin ühe asja, on ju, et ega ülereguleerimine ei meeldi mitte ühelegi ettevõtjale, eks ju, ja asja mõte ei ole see, et kui sa nagu ei tee nii, on ju, et siis tuleb riik regulatsioonidega ja me hakkame sinu eest seda majandustegevust algusest lõpuni kujundama, et see on ju selgelt tõmmanud ka nagu ettevõtjad kergelt selliseks nagu nukraks ja pahaseks, on ju, et miks ma ei saa, eriti väikeettevõtjad, kellel on ressurssi pole, on ju, inimressurssi, ajaressurssi, kõik asju pean ise tegema, et kui riik hakkab, ma ei tea, sellest on mitu korda räägitud, eks ju, see tööohutuse teemat, igat nagu sekundit, mis ma nagu hommikul tööle lähen ja ise endale annan aru, et mina olen ka minu nagu tööohutuse spetsialist ja nii edasi, on ju, et siis ei toimi. Küll aga nagu suured sellised suunad ja see, millest me siin kogu aeg oleme rääkinud, sellist nagu teadlikkuse kasv, on ju. Et Siiri saab siin tõesti nagu hästi juurde tuua need asjad, et millega nagu tegeletakse, mis võiks olla siis need, mis aitavad pigem ettevõtjat, on ju, mitte ei ma loen need ette, et selles suhtes me oleme nendest põgusalt siin rääkinud, aga Euroopa Komisjon on 2025. aastal esitanud sellised ettepanekud, mis siis käsitlevad tolliformaalsuste karmistamist, sealhulgas väikese väärtusega saadetiste alla 150 € maksuvabastuse kaotamist. Temu ostukorvid on ju väga väiksed, 30 € keskmiselt. Ja see vähendaks siis ebaausat konkurentsi ja aitab parandada kontrolli ohtlike kaupade üle, täiesti nõus. Aga see tähendab ka seda, et kõik saadetised peavad läbima tolliprotseduurid. Ja sarnastel eesmärkidel siis ongi Euroopa Liidu tasemel need arutlused käimas, ehk siis lisada nendele väikese väärtustega saadetistele käitlustasu. Siis teine asi on see sama, et internetist tuleb mürki, et tooteohutuse kontrolli tõhustamine, et sealhulgas on siis hästi suur töö vaja teha, et Euroopa Liidu tollipiiri ühise lauskontrolli tõjastus oleks loodud, et siis tuvastada ja eemaldada nõuete vastased tooted. See on küll täiesti müstika, kuidas seda tehakse, aga see on üks lahendusi, mille peale praegu mõeldakse, ehk kaalutakse Euroopa Liidu ühtse turu järelevalveasutuse loomist ja see keskenduks eelkõige nende importtoodete kontrollile. Ja ma juba rääkisin sellest digitaalsest tootepassist, ehk see siis võimaldaks automatiseeritult kontrollida, kas see toode vastab siis EL-i nõuetele või mitte. Aga nagu ma välja tõin, on hästi oluline ka see, et see tootepass oleks reaalselt kontrollitud, et mitte see, mis on sinna nii-öelda digitaalselt kirjutatud ja siis kirjutad selle ümber, on ju. Ja vajalikud on CE-märgised, ohutusinfo, tootja ja müüja kontaktandmed, kõik need asjad, mis täna tegelikkuses on puudu. Nii et need on need põhiteemad, millega Euroopa Liit praegu tegeleb. Ja kui mõelda nüüd selle peale, eks ju, et me oleme kõik näinud, meie suurriik Ameerika on oma tollisüsteemi ja tollimakse ja tolli nagu reegleid väga palju muutnud, ja mida see tähendab, eks ju, ka nende nagu reeglite siis rakendumisel,
tegelikult juhtuks see, et väga suur hulk sealt samast Hiinast, Temust ja Seinist tulevaid kaupu enam Euroopasse ei jõuaks, eks ju. Kui nende nagu miinimummäär oleks 0, kui oleks käitlustasu ja kui oleks materjalide õiglane ja läbipaistev loetelu, on ju. Just. Ja üks asi, mis tegelikult siit nimekirjast on puudu, mida mina täna oma igapäevatöös ääretult palju näen, et digiturundusega, et millised rahad, nagu Anneli alguses rääkis, sinna sisse pannakse, et viimasel ajal, et mis on siis kõige populaarsem, kus kohas digiturundust tehakse, Google otsing, eks ole. Ükskõik, mis valdkondades ma ei tegele otsingu analüüsiga, on täna demo oma sõnade ostmistega esirinnas. Ja algoritmid loovad seda, on ju, et mida suurem konkurents on, seda kõrgemaks läheb klikihind, eks ole. Ja see tähendab seda, et meie väiketootjad ei suuda endale enam seda nähtavust osta. Et sul ei ole lihtsalt seda raha, et sellise suurega võidelda, et me ei räägi täna nagu Eesti suurtest, vaid me räägime sellisest gigandist maailmas. Et kindlasti tuleks vaadata üle need samad turundusteemad sotsiaalmeedias samuti ja kurb tõsiasi on see, et ega need reklaamid ju, need reklaamimaksud ja mis seal peal toimuvad, ega need maksud ju Eestisse ei jää. Et isegi kui ma ise ostan reklaami on ju sotsiaalmeedias, siis maksud Eestisse ei jää, on ju, aga siin on lihtsalt see, et mingisugune välisriik, välisettevõte lihtsalt suunab oma reklaami siia suure rahaga ja tinistab siis oma oskuslike võtetega meie ajud ära. Et ka see osa tuleb läbi mõelda ja lahendused leida. Mul hetkel ei ole häid lahendusi ise veel välja pakkuda, et mõtleme selle peale. Seda ma tahtsingi küsida, et mis need nagu lahendused on või kuidas siis nagu tõsta Eesti ettevõtjate ja Euroopa ettevõtjate nähtavust siis nende suurte gigantide kõrval, kes meil Aasia riikidest enda tooteid meile sisse impordivad. No need samad asjad, mis ma Euroopa Liidu poolt ette lugesin, mis on teostatud, see tõenäoliselt tõstab selle, et nõudlus väheneb. Et see on üks olulisemaid argumente, need 3 tegemust. Ja nõudlus väheneb just sealt poolt, ehk siis rohkem tulekski reguleerida seda poolt, mis siis meile importimisega tegeleb, kui siis seda, mis meil siin et meie enda ettevõtjad on juba võib-olla meelelt kestlikumad, vastutustundlikumad ja ka nemad peaksid siis enda toodete reklaamimisele ja brändimisele siis sellest vaatest tähelepanu tõmbama, et miks nagu meie tooted on paremad kui need, mis Hiinast tulevad. Ja eks nad proovivad seda teha ka, on ju, et Siiri hästi seletas seda, et kuidas nagu, kus me täna neid toodete reklaame näeme, on ju, et kuidas see kõik on nagu Google'isse üles ehitatud, on ju, või ükskõik millisesse nagu sotsiaalmeedia platvormile, on ju, milliseid algoritme nad kasutavad, on ju. Loomulikult Euroopa ettevõtted teevad seda sama, on ju, neil on nagu väga suured turundusosakonnad, kes kogu selle nagu poolega tegelevad, on ju. Lihtsalt siin on tõesti see, et kes on suurem ja kes siis rohkem nagu metale maksab, on ju, on see nagu valem, on ju. Aga kui sul nagu nõudlus ära kukub siit, just sellepärast, et sinu kaupade sisse toomine saab olema sulle palju kallim, on ju. Ise lihtsalt ühel hetkel vaatad oma seda joone alla jäävat nagu rida, on ju, et lõppkokkuvõttes nad ei et kui mina vaatan seda ärimudelit finantsinimesena, on ju, ja konteineri täis kleite maksab nii vähe, et ühe kleidi hind tuleb, kui mitte sente, siis võib-olla mingi paar eurot, on ju. Ja täiesti asjalikud noored naised Eesti ühes finantsasutuses otsustasid, et telliks suveks endale terve Temust, või oli see Seinist, ega ma täpselt ei tea, see ei olnud minu tööandja, konteinertäie kleite ja nad ei tea, mis mudelid need seal olid, nad ei tea, mis numbrid seal olid, mingisugune valik oli nagu enam-vähem teada. Igaüks said siis kuskil niimoodi 10 kleiti, on ju.
ja see omahind tuli nagu nagu odav. Kui mina finantsinimesena mõtlen sellele, no isegi kui sa mitte midagi oma töötajale ei maksa, on ju, noh midagi sa pead maksma, ta ikkagi tahab, isegi seal Hiina tehases tuleb hommikul selle mõttega tööle, et ta õhtul läheb $1 võrra rikkavana ära. jah, et siis ja sa pakendad neid, kõik ju teavad seda, et Hiinas tellides on pakend ka pakendatud ja pakendi sisse on pandud ka veel üks pakend, on ju. Järelikult, no okei, see loodusressursse sai hinda, no midagi peab see kaup ikka maksma, eks ju. See konteinertäis kleite peab midagi maksma, on ju. Ja kui suur kasumisse sa tegelikult selle tootmisega jääda saad, on ju. Sealt ei saa see ärimudel nagu väga pikalt toimida, on ju. Ja muidugi see toimib selle pealt, et sul on must miljon ostjat, on ju. Noh, see on praegu ultreeritud arv. Lihtsalt, et kujundlikult seda asja näidata, on ju. Sa pead tellima selle massi pealt. Ja kui sul Euroopa Liit, kes on tegelikult üks rikkamaid ja ka tegelikult väga suure elanike arvuga, on ju, ära kukub, siis on ärimudel tegelikult kukub ka kokku, on ju. Et see on nagu see, mis hakkab siis seda turgu ise reguleerima, ütleksin nagu mina, mis aitab Euroopa Liiduga Eesti ettevõtjatel oma tooteid jälle oma elanikkonnale müüa, on ju. Eks me saame väga palju ära teha nii iseenda poolt, nii ettevõtjate poolt, kui ka siis riigijuhtide, regulaatorite poolt. Et ma loodan, et meie vestlusest said nüüd väga paljud endale siit erinevaid mõtteid erinevatest vaatenurkadest, sest me katsime väga palju, et miks tasub eelistada Eesti ettevõtjaid, samas ka millised on need positiivsed küljed siis Eesti ettevõtjate kaasamisel oma igapäevatoodete kasutamisele, kui ka siis sellest, mis saab siis, kui me tarnimegi odavat Hiina kaupa, mis ei ole tervisele just väga kasulikud. Ehk siis ma väga tänan teid, et te saite mulle täna ESG Impulssi külla tulla. Ja ma arvan, et kohtume juba konverentsil 4. oktoobril ja vaatame, mille peale me siis tuleme. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Kindlasti pea meeles, et vajutad siinsamas subscribe või follow ning jaga episoodi ka oma sõprade ja tuttavatega, et info siis ka laiemate ringideni jõuaks. Ning näeme peatselt juba järgmises episoodis. Tšau!